Tere vaatajad! Täna on mul jälle teile eestikeelse tarkvara teemaline video. Leidsin sellise huvitava CD-plaadi eelmisest aastatuhandest, mis on mõeldud õpetajatele. Tegemist on miksikese õppekeskkonna CD-plaadiga. Plaadi peal on õppematerjalid ning töölehed, mis on mõeldud 1. kuni 3. klassi õpilastele. Miksike andis plaadi välja koostöös Ordi ning Uninetiga. Unineti poolt on kaasas ka 1 kuu tasuta internetiteenuseid, ärge mu aktiveerimiskoodi siis ära varastage. Olgugi, et seda Uninetti ei ole ammu enam olemas, selle soetas ära Elisa, kelle alla nüüd nende teenused kuuluvad. Ning Ordi, kelle arvuteid soovitatakse soetada ning kasutada, on ka juba kadunud. Neid ostis välja Kliki elektroonikapood. Neid miksikese plaate müüdi asutusele 100 krooni eest ning õpetajatele ning lastevanematele 80 krooni eest. Suuremal kogusel anti ka soodustust. Muidugi peale makse tuli hind veidikene kõrgemaks. Nõnda näeb välja siis avakuva, kui paned plaadi lugejasse ja see on ka kõik, mida sa näed, kui kasutad uuemaid operatsioonisüsteeme. Mina aga avasin plaadi Windows XP virtuaalmasinas ning sain kõigele ligi, mis siin pakkuda on. Internet Explorer 4.0 ma paigaldada ei saanud, XP peal ilmselt on juba uuem variant olemas. Aga Netscape 4.5 installimine tuli küll välja. Aga lähme siis miksikese õppekeskkonna juurde. See plaat oli mõeldud eelkõige neile, kellel ei olnud kodus internetti. Aga paljud materjalid viitavad ikka miksikese kodulehele. See on nüüd kahjuks paari aasta eest juba suletud. Kuigi enamus sellest on interneti arhiivis siiski leitav. Mina keskendun tänases videos sellele, mis on plaadi pealt leitav. Järgnev videomaterjal on nii-öelda live reaktsioon, see on võetud minu otseülekannetest. Tööõpetus. Raisk, mingid dinosaurused tulid välja. Kalakene kilepakendist. Võta kilekott enda ette lauale ja silu käega sirgeks. Alumine äär ehk koti põhi jäta enda poole. Kuradi kilekotte ma pean siin lõhkuma. Mis asja, ma ei saa aru, kas keegi saaks ka selle juhendi järgi tehtud. Ühtegi pildimaterjali ega midagi ei ole. Põhimõtteliselt, mis nad ütlevad siin on, et võta kilekott, pane mingit sitta täisi, et ta näeks välja nagu kala. Ja tada, morsi ja võileivad võib teha valmis kunstiõpetuse tunnis. Need ei olegi mingi päris võileivad siis või? Mingi kuradi välja prinditud võileivad. Emakeele harjutus. Kirjuta looma nimed. Mis see on siis? Hunt või? Hõbe jõu. Jõehobu. Ei ole väga keeruline, aga ma vist ei käi 1. klassis ka enam. Õpetajad saavad Ordi hinnakirjast -5% soodustust. Ordi juurdehindlus on nagunii mingi 40% ja 5% saad alla, saad ikka 30%-ga petta veel. Kala mängib jalgpalli siin. Normaalne raisk. Meil on väga palju sõpru ja toetajaid. Näiteks Tartu õlletehas. Ja ikka kui haridust toetab alkoholi kuradi firma. Näe, sisenen vabrikusse. Miksikese õpilasvabrik. Kuradi, nad ei tea, et Austraalia on mitte Austonia. Palju parem nimi mõeldi välja hiljem. Tartu Kivilinna õpilased ja siin on Morvelli õpilased Austraalias või. Kivilinna kooli õpilased tõlkisid ära e-lehed inglise keelde ja siis Austraalia õpilased tegid selle korrektse keele peale ümber. Arvuti joonistusvõistlus, kadunud maailm. Raisk, mingi kihv on see või? Mingi dinosaurus on joonistatud. 5-aastane Hans Christian. Issand, kui ilus. Selle looma nimi on Bronti Junior. Ta elas vanal ajal Eestimaal. Ta sõi rohtu, ta oli väga hea loom. Mulle ta väga meeldib. Aitäh, Hans Christian. Raisk, see saab siin vulkaaniga pikki tattina. Kuidas teil kõigil nii sarnased? Need äkki istusid kõrvuti, kui nad joonistasid. Tartu katoliku kool. Aga need usklikud ei pidanud ju uskuma dinosaurustesse. Kui on võimalus, joob ta piima. Vale, ei tohi piima anda siilile, Miks te annate piima siilile, raisk?
kas ufod on olemas? Türa küll. Ma ei oska järgi teha X-Filesi nii hästi. 2 aastat tagasi nägin mina ufot, see juhtus nii. Mida vittuna? Luunjas, sa nägid Luunjas kurgivabriku kuradi prožektorit, ne? Oli pime ja kuu paistis. Äkki nägime, kuidas mere kohal ilmus ufo. Ufol oli 8 suurt tuld ja 10 väikest tuld. Ja need olid võimsamad kui Pässa Riksi tuunitud pemul. Väiksed tuled tiirust ümber ufo ja vahel läksid kaugemale. Minu isa ütles, et võiks kaasa sõita. Ema ei saanud öösel magada, sest kartis, et tulnukad röövivad ta ära. Mina ei kartnud üldse. Teist ufot nägin 3 aastat tagasi. Siis olin 6-aastane. See ufo oli meie õues. Minu isa läks õhtul kuuri uksi kinni panema. Äkki nägi ta taevas punaseid tulesid. Ta kutsus minu, Iirise, Eero, Rauno, minu ema õe, kelle üle õla Ülo andis õlu või mis iganes see on. Ja onu Andrese, kes andis selle õlu. Muidugi tulid ka vanaema ja vanaisa. See oli taldriku kujuline, see ufo oli teistest suurem. Ka olid tal ainult suured tuled seest, olid tal tuled erksamad. Ufod on kindlasti olemas. Tõnis teab. Mine no. Tõnis, kas sul terve perekond sõi seeni siis mingi õhtu või? Kuidas te mingid ufosid nägite? Ühe nägid 2 aastat tagasi, teise nägid 3 aastat tagasi. Ühesõnaga, Eestis on nähtud ufosi 96. ja 97. aastal. Oi ja elu on seiklusraisk. Väga ilus ufo jutna. See on väga hea. Miks on hunt kiskja? Vastus on, hunt ei ole taimetoitlane, sellepärast, et ta tapab teisi loomi, sest ta pole taimetoitlane. Ta sööb endast väiksemaid loomi. Appi. Väga hea vastus. See on iga ühe erinev. Madis, Madle, Mirel ja Katre. Ma mõtlesin, et see kõik on ühe inimese vastus siin. Samas see teeb aina naljakamaks seda, et miks on hunt kiskja. Hunt on kiskja, sest ta ei ole taimetoitlane. Mida, kurat? Tehniliselt õige, aga ühtegi vastust ma ei saanud siit päriselt. Ufod rohelised on, rohelised nagu konn. Silmad mustad, neil on peas sõrme taga lapikud. Noh, ei läinud riimu enam järsku. Nii kaua läks riimu, kui ei läinud enam. Unknown flying object. Peaaegu. Üks N on puudu, üks C läks siin olema ka asemel. Peaaegu. Kes selle koostas? 4. klass, saate andeks. Ufod ründasid Tallinna. Issand! 99. aastal teatati, et reedel 19. märtsi õhtul märgati Tallinna põhjataevast tunni vältel hõljumas mitut vilkuvat tundmatut objekti. Kuku raadio peatas kella 8:30 ajal Sauelt tulnud kuulaja kõne peale oma tavalised saated ning asus samuti asja uurima. Seni teada olevatel andmetel polnud tegemist mingi sõjaväeõppusega. Samuti puudub seletus selle kohta, millega oli tegelikult tegemist. Ufod on käinud Tallinnas ka veel. Nojah, võib-olla sellel eelmisel sõnavõtjal ei olnudki midagi nii hullu, kui siin juba järgmine väidab, et on olnud ja et raadio on uurinud. Meie kooli vaheaeg on see. Siis kõik on kirjutanud, kuidas nende kooli vaheaeg läks või. Ma läksin ühel päeval ka kelgutama ja sõitsin oma vennale kelguga otsa. Kuule Madis, näe. Kes ta sõidab siis otsa enda vennale? Ma sain sünnipäevaks Metallica CD ja Tintenpenni ja raha. Kus sorraisk Metallica CD sai? Me tahtsime minna botaanikaaeda, aga ma ei läinud. Ma ei tahtnudki minna, sest ma kukkusin Tartu botaanikaaaiast tiiki ja mul oli siis väga külm olla. Sorraisk, siin on pikad jutud. Terve klass käis Riias ja siis igaüks kirjutas enda Riia reisist. Autod on minu meelest ühed mustad ja räpased monstrumid. Minule ei meeldi autodega sõita, sest siis hakkab pea valutama eriti pikkadel sõitudel.
Mulle meeldib aga hobustega sõita, sest hobune ei tekita vingugaasi. Kuule, Kärt, sa sündisid umbes 100 aastat liiga hilja vist siis. Aga tänaseks siis minu poolt kõike, sai seda miksikese CD-plaati juba lapatud küll. Andke mulle kommentaariga märku, mis teie kokkupuude ufodega on olnud. Kas see on isoleeritud nähtus eelmise aastatuhande lõpus või Eestis ongi selline probleem? Vajutage ikka videole pöial ka ülesse ning pange subscribe ehk telli, nõnda aitate minu kanalit algoritmiga. Kui teile minu videod väga meeldivad, võite ka vajutada liitu ehk join nuppu ning toetada mind igakuise maksega, nõnda näete ka minu videoid veidike varem. Tänan kõiki, kes on mind juba toetanud, aga tänan ka kõiki, kes lihtsalt vaatavad ning kommenteerivad. Ilma teieta ma neid videoid ju ei viitsiks teha. Kui tahate veel minu videoid vaadata, siis nüüd on ekraani peal mõned variandid, mis võivad teile huvi pakkuda. Mina aga siit tänaseks lõpetan. Näeme juba järgmistes videodes.